tere! Mina olen Kairi Kuusma ja jagan sinuga täna sellist teemat nagu piirid. Viimasel ajal on millegipärast väga paljud kliendid tulnud just erinevate teemadega, suhteteemadega ja tegelikult mis sealt välja tuleb, et me ei tea üldse, millised meie piirid peaks olema. Ja see ei tähenda ainult välised piirid teistega suheldes, vaid ka meie sisemised piirid. Me ei oska iseennast reguleerida, me ei saa aru sellest, millal me peame ütlema ei, millal me peame ütlema ja, millal võtma puhkust, millal reageerima selliselt, et võib-olla tegema ka täiesti pausid mingite tegevustega või üldse lõpetama mingid tegevused. Need on väga selged piirid ja kui me neid piire rikume, siis toimub energialeke meis ja kui me teeme seda korduvalt ja kui meil on rikutud ka välimised piirid teiste inimestega suheldes, kui meil sõidavad inimesed sisse, me ei väljenda ennast selgelt, et see mulle ei sobi, praegusel momendil ma seda ei saa teha, ma teen seda alles siis näiteks, et kui me ei õpi väljendama ennast väga konkreetselt, siis me piirid on rikutud. Ja see tähendab seda, et meie energeetiline ehk meie süsteem saab kannatada ja me peame õppima hakkama seda, kuidas neid piire siis tegelikult üldse teadvustada. Selleks on vaja aru saada, mis minu süsteemile sobib, mis ei sobi, millal ma pean võtma pause, puhkust, lõõgastuma, mitte ennast kogu aeg kuhugi pressima. See on ülitähtis ja ülioluline ja praegusel ajastul on see eriti tähtis. Tundub, et mida rohkem me teeme, seda rohkem me jõuame. See on aegunud, see ei ole enam nii. Vastupidi, mida rohkem me ennast tundma õpime, mida rohkem me aru saame, mis antud ajahetkel mulle sobib. Ma ei räägi siin mingisugusest laiskusest praegu, vaid seda, et kui me hakkame ennast jõuga pressima kuhugi, me hakkame jõuga midagi tegema iseenda vastu, siis see tähendab seda, et minu piirid on rikutud. Ma ise rikun neid piire. Nii et soovitan ennast ikkagi tundma õppida ja aru saada, kust jooksevad mu piirid ja millised situatsioonid või olukorrad tegelikult mind väsitavad ja kurnavad. Et seda oleks hea tundma õppida, aru saada, ennast veidikene analüüsida ja hakata neid oma piire siis vaikselt kehtestama. Kui me hakkame neid piire muidugi tõmbama, siis lähedastel tekib võib-olla selline ebamugavus. Neil on see võõras, sellepärast et me hakkame võib-olla ütlema ei mingites olukordades. See tekitab teistes segadust. Nii et siin siis ma soovitan hoida veidikene rohkem distsipliini ja korda iseendas ja jääda endale ikkagi kindlaks. Selleks, et jõuda sellesse punkti, mis minule sobib kõige paremini, sest mina olen number 1. Nii et edu sulle ja juhendust sinu endani.